august käes, mis tähendab Nookasti jaoks seda, et meie väikene puhkus on läbi saanud, aeg on tulla tagasi meie stuudiosse ja seda me oleme ka tulnud ning loomulikult ei tulnud me siia niisama kahekesi Janariga juttu rääkima, vaid nagu ikka on meil saates külaline ka ning seekord on meil külas siis meie uus haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Lauri Trubinš. Tervist! Tervist teile kõigile! Ma loodan, et perekonnanimega sain ka õigesti. Väga hästi tuli välja. Harjutasin kodus pikka aega. Eks ta keeruline on. Aga harjutamine vähemalt tasus ennast ära. Aga esiteks suur aitäh, et leidsid selle tunnikese, et meiega siin täna natukene juttu puhuda ning kuna oled esimest korda saates, loodetavasti mitte viimast, sellepärast et kindlasti on ka tulevikus asju, millest peaks jutustama, aga kuna oled esimest korda saates, siis saame alustada oma saadet meie traditsioonilise küsimusega, mis koosneb 3 küsimusest ja siis juba vaatame, et kuhu meie jutt täpsemalt edasi viib. Aga et räägi siis äkki oma sõnadega ka, et kes sa oled, kus sa tuled ja millega siis täpselt tegeled? Ja, et kõigepealt suur tänu, et kutsusite ja leidsite võimaluse minuga koos aega veeta, et see on tegelikult väga tore. Nii nagu ma juba ka volikogule ja ka Nõo valla lehte teada andsin, siis olen pärit Valgast. Ehk siis iga hommikul sealt alustan mõnusat teekonda Nõo valda. Võtab see circa 45 minutit, aga ongi ilus mõnus aeg teha telefonikõnesid, kuulata hommikusi uudiseid ja nii-öelda natukene ka üles ärgata, et ma olen selline hiline, mulle küll meeldib vara ärgata, aga minu selline vaimne ärkamine võtab aega, et mulle selles suhtes väga sobib. Nagu ütlesin, et tulen Valgast. Olen siis pikka aega töötanud just Valga maakonnas. Alustasin oma nii-öelda ametliku töökarjääri noorsootöötajana ja täpsemalt siis noorsootööjuhina, et minu hallata oli nii Valga avatud noortekeskus kui ka ühtlasi Valga linna nii-öelda noorsootöö suunamine, et eraldi noorsootöö spetsialisti ei olnud. See oli ka selline aeg, kui alles noorsootöö keris ennast üles, noortekeskused olid mõned aastad juba avatud. Sealt edasi liikusin koolisüsteemi, olin Valgamaa kutseõppekeskuses huvijuht ja avalike suhete juht, et selline 2 huvitavat ala oli omavahel kokku pandud. Ja siis kuidagi leidsin tee poliitikasse või siis täpsemalt mind värvati ja kohe esimese värbamise protsessi järgselt tekkis mul või avanes mul võimalus saada siis Valga abilinnapeaks ja vastutada oli siis kultuur, haridus, noorsootöö, sport, sotsiaaltöö ja valla esindamine. Ja sealt siis minu nii-öelda poliitiline karjäär sai alguse, et olin siis või jah, pildikud öeldes 3 perioodi, ehk siis 4-aastast perioodi olin siis avalikus sektoris valitsuse liikmena tööl. Et kui Valga linn ühines ja tulid uued valimised, siis sealt edasi liikusin väikese pausiga Tõrva. Vahepeal olin siis isa puhkusel ja Tõrvas sain siis Tõrva valla abivallavanemaks või asevallavanemaks. Mäletagi, kumba pidi see oli. Ja Valgal on niimoodi, et ühel on ase ja teisel on abi. Et Tõrvas oli abi vallavanem. Ja mingil hetkel aastal 2021 sai siis minust veel ka Valga valla volikogu esimees, nii et sain täita siis 2 rolli, mis oli päris huvitav, et olla ühes kohas abi vallavanem ja teises kohas volikogu esimees. Aga kes teeb, see jõuab, eks ole. Seda loomulikult. Ja siis nüüd peale viimaseid valimistsüklit ei olnud enam võimalik jätkata. Võtsin aja maha, puhkasin, vaatasin ringi ja avanes siis kaardile Nõo vald. Et töökoht tundus huvitav. Tükk aega veel mõtlesin ka seda, et üldsegi vahetada nii-öelda oma elukutset või siis teha karjäärist ohutu muudatus, et teha midagi üldse teistsugust. Aga siiski sellise puhke hetkel ja kuidagi eks ikka asjad langevad omavahel kokku, et just siis, kui tundsin, et tahan uuesti liituda, siis see koht avanes ja tulin, mõtlesin, et kandideerin. Ei eeldanud, et saan, aga sain. Nii et siis liitusin nüüd juba tänaseks siis juba kuu ja mõned päevad olen olnud Nõo vallas.
aga näen, et see ametikoht ja Nõo vald on hästi põnev. Valikuid ja väljakutseid on. On mille poole püüelda. Oleme siin meeskonnaga ka rääkinud, et on mitmeid eesmärke, mida soovime täita. Nii väiksemaid kui suuremaid, aga väikestest detailidest peitubki suur võlu, eks ole. Nii et ootan põnevusega järgnevaid tööaastaid. Jaa, aga võib-olla kui tuleme nii-öelda olevikku tagasi, ma võib-olla jääksin veel natukene nii-öelda ajaloo radadele, et võib-olla läheks natukene nii-öelda, räägiks paari sõnaga nii-öelda nagu lapsepõlvest ka, et kas ütleme siis selline see, ma ei tea, äkki võib niimoodi öelda, aga siuke korraldaja onu geen nii-öelda, kas see lõi juba nagu nii-öelda väiksena välja, et hakkasid askeldama, majandama ja nii-öelda kohaliku mänguväljaku nii-öelda olmet korraldama või kuidas nii-öelda elu nii-öelda siis sinna viis, et see selline elutee valitud sai? Jaa, et no eks ma antud hetkel rääkisin teile ainult oma töökarjäärist, et minu eluspektor on palju laiem ja toimetan tegelikult hästi mitmetel erinevatel rinnetel ja oma elus olen teinud väga laia ampluaaga asju. Et olen olnud ettevõtja, kes tegeles välitualettidega, olen olnud sündmuskorraldaja, pulmaisa õhtujuht, raadiosaatejuht, ehitaja, kopajuht, kõiki asju, rekajuht ka veel otsa. Et on vähe asju, mida elus ei ole saanud proovida, aga mitmed veel on ees, mida tahaks proovida. Aga jaa, võib-olla minu taustas siis nii palju ka, et ma arvan, et minu korraldaja geen on küll tulnud mul vanematest, et minu isa on olnud samamoodi sündmuskorraldaja ja kultuuritöötaja ja läkski pensionile ka nii-öelda kultuurivaldkonnast, et aitas seal kaasa, korraldas laatasid ja tegi muid asju. Oli pulmaisa. Ja ema on samamoodi selline organisatoorne ja talle meeldib toimetada ja teha ja selline kunstilembeline inimene, et sealt võib-olla siis mingisugune geen on verega kaasa tulnud ja soov. Oma esimese sündmuse koos ema andis juurde tõukeid, aitas seal teha mingeid silti asju. Korraldasin ma 3. klassis, ma tegin suvepeo, kus oli siis näidendid, mängud, ööbimine, grill ja asjad, et mäletan hästi, et jalgrattaga sai kutseid käidud levitamas üle linna ja otsimas, telefoni ei olnud ju. Telefoni ei olnud, e-posti ka ei olnud, et siis tuli ringi sõita jalgrattaga ja see oli väga-väga põnev. Et see siis sai 3. klassis, aga ma liitusin näiteringiga, äkki ma olin vist 2. klassis või 1. klassi lõpus 2. klassis ja Nukitsamehe roll oli siis esimene roll, mida sain täita, nii et ja Palamusel siis käisime ka esinemas sellega, seal oli üle-eestiline näiteringide laager. Ja sealt siis hakkas see kasvama nii, et meie näiteringi juht Lii, tema siis oli kooli huvijuht ka ühtlasi ja meil oli selline hästi pisikene väikene 200 õpilasega kool Valga linnas, kus kokku oli tol hetkel vist 5 kooli. Ja meil oli hästi aktiivne koolipere, tohutult palju üritusi igakuiselt. Ja sealt meid siis niimoodi kasvatati, et mind pandi pidevalt kas siis õhtujuhiks või siis luuletusi lugema või midagi ette kandma. Klassiga pidime ise korraldama, siis seal sai võetud sükest rolli ja ju siis ta sealt niimoodi järjest kasvas. Et oma nii-öelda palgalise esimese õhtujuhtimise ma tegin 16-aastaselt. Et kus siis sain oma elu esimese tasu. Aga igaks juks ütlen ära, et oma viimase pulma ja tegin aastal 2021, nii et tegin pausi sisse, sai isu täis. Jah, aga mine tea, mis elu toob, kunagi ei ole hilja tagasi. Ei, absoluutselt. Minu nii-öelda sündmuskorraldus, nagu ma ennist ütlesin, et ampluaa on laiem, et eks ma igapäevaselt korraldan erinevaid sündmusi, et eelkõige ütleme oma vabast ajast mulle meeldib korraldada motospordisündmusi, et hetkelgi on käimas ühe suure endurovõistluse korraldamine ja oma vabast ajast ma olen kuulunud väga-väga palju aastaid ühte motoklubisse, kus on siis elu nautivaid inimesi koondav organisatsioon, siis sellega koos me teeme siis erinevaid sündmusi, et oleme korraldanud nii, ütleme, mis motomaastikul on siis kõik trikimootorrattad,
punnvõrivõidusõidu, kardivõistlused, romuringi korraldasime, mäkketõusud, enduro, motocross, kõik. Et see, aga no seal me ka alati proovime ka seda kultuuri poolt juurde tuua, et alati on mingid esinemised, kontserdid, kavad ja korraldame ka siis nii-öelda vähemalt 2 korda aastas mõne väiksema kontserdi. Aga kõike teeme vabatahtja alusel, ilma tuluta, et kõik tulu läheb pelletisse, et maja kütta. Aga võib-olla kui tuleme natuke sellest motospordi asjast, ma sellest tahan küll natukene rääkida, sellepärast et see on üleüldiselt niisugune põnev ala ja ei ole päris iga päev ei kohtu inimestega, kes mäkketõusugagi kokku puutuvad asjad. Ma saan aru, et kas sa ise sõitsid ka siis mingil momendil? Aastaid. Ja mäkketõusu siis tegid ka, on ju, ma saan aru. Ja, ma olin mäkketõusu komisjoni esimees 13 aastat ja ühtlasi ise ka sõitsin ikka väga pikki aastaid, et nüüd just vähem kui kuu tagasi sai siis väikene ühepäevane comeback tehtud, et sai meelitati ära ja sain taas tunda seda adrenaliini, mida aastaid ei tundnud, et vahepeal lihtsalt otsustasin, et elus tuleb vahepeal mingitel asjadel paus anda, et siis sai mitmed asjad elus ära niimoodi kõrvale korraks lükatud. Selge. Aga seda ei olnud mingil momendil nii-öelda siis rohkem nooruspõlves, et äkki ongi elutee hoopis siuke ekstreemspordi värk, et kui on mäkketõusud ja nii-öelda motosport. Aga see ongi, see on mul igapäevaselt. Nojah, tõsi, seda küll, jah. Et ikka, kõik, mis natukenegi on teistsugune, see mulle meeldib, et lumelaud, mäesuusk, kõrgused ei meeldi, aga samas jällegi mingi seiklusajal ronimine on väga meelepärane. Okei, selge. Et mingi adrenaliini janu on pidevalt olemas. Nojah, see vist on ka sõltuvust tekitav, nagu ma olen aru saanud väidetavalt. Aga eks ta sellega on, et mida natukene vanus peale kasvab, siis juba mingil hetkel hakkad mõtlema, et kas kõik on vaja ja kuna pere kodus ootab ja siis ikkagi mingisugune tükk siin ajus ikkagi vahepeal ütleb, et nii, võtame nüüd rahulikult, pole kõike vaja. Luud paranevad ka aeglasemalt. Tõsi, seda küll. Aga tulles nüüd siia nii-öelda meie Nõo valda tagasi, siis võib-olla äkki räägiks natukene üleüldiselt nagu sellest ka, et kuna tihtipeale on selline ametnike tööd siukesed salapärased, et äkki räägid nagu sellest ka nagu üleüldisemalt ja täpsemalt ka, kuidas sa ise soovid, et nagu mida siis nii-öelda see sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja tööamet endast siis nagu nii-öelda hõlmab? No minu alla, kuna siin vallas on siis, Nõo vallas on struktuur alles hiljuti muudetud, siis number 1 ongi selle struktuuri nii-öelda kokkupanemine ja tööle rakendamine on võib-olla kõige lihtsam sõnum, mida öelda oma töö kohta, et eelkõige mulle meeldib kasutada sõna helikoptervaade, ehk siis minu roll kui osakonna juhataja roll on vaadata, et kõik osapooled saaksid täpsed eesmärgid, et mille poole koos liikuda, jälgida seda, et eesmärgid, kus me oleme, et omavahel tekiks sünergia ja eesmärgid, mis on siis nii volikogu või vallavalitsus oma erinevates arengudokumentides seadnud, et need saaksid lahendatud, pluss veel lisaks ka siis igapäevased tekkivad kas siis probleemsituatsioonid saaksid lahendatud või siis uued eesmärgid saaksid lahendatud. Ja sotsiaal- ja haridusosakonna alla kuuluvad siis nii sotsiaaltöötajad, päevakodu, hooldekodu, lisaks siis hariduse poole pealt kõik haridusasutused, spordikool, muusikakool, põhikool, mõlemad lasteaiad oma õppekohtadega ja lisaks siis ka noortekeskus. Et said vist kõik üles loetud ja eesmärk ongi muuta see või mitte muuta, vaid hoida seda süsteemi hästi töötavana, tuua vajalikke uuendusi või siis lahendada ära teatud kitsaskohad, mis on siis töötajate poolt ka välja toodud või siis mida me oleme ka nii-öelda arengudokumentidest näinud, et mille poole vald soovib oma eesmärkide poole püüeldes liikuda. No see on niimoodi hästi lihtsustatult öeldud. Loomulikult. Ja siis võtame juurde ka siis see, et organisatsiooni või siis valla esindamine erinevates koostöögruppides, nii omavalitsuste liidus, linnade valdade liidu töögruppides,
minu ülesanne on samamoodi koos töötajatega koos üle vaadata kõiksugused eelnõud, määrused, mis siis ka riigi tasandilt tulevad, et need saadetakse meile kooskõlastamiseks. Meie vaatame selle pilguga üle, et kas need on meile sobilikud, kas me saame üldse mingeid ettepanekuid teha. Kui saame, siis me neid teeme. Lisaks siis ka meie enda arengudokumentide uuendamine, jälgimine, määruste loomine. Ja siis on ka, ütleme, sellised lihtsamad, ma ei ütleks, et nad nüüd muidugi lihtsamad on, need teemad on päris tugevad, aga ütleme siis see nii-öelda lihtkirjadele igapäeva küsimustesse vastamine. Et kui helistatakse või juhitakse millegi tähelepanu, siis minu roll on üles leida need õiged vastused või siis õiged inimesed ja need omavahel kokku viia. Aga kas võib-olla äkki rääkida, nii-öelda siin on siis nii-öelda 2 poolt sellel küsimusel, et aga kas võib äkki paari sõnaga rääkida sellest ka, et ütleme, mis on nüüd, ütleme, kui see kuu aega on siin praegu nii-öelda tööl oldud justkui, et mis on asjad, mis on silma jäänud, mis on sellised nagu hästi ja positiivsed ja mis on siis võib-olla, nagu sai enne mainitud, nii-öelda siis natukene need kitsaskohad, mis siis vajavad nii-öelda lihvi, kui võib nii öelda. No kuu aega muidugi ülilühike aeg. On, nõus. Ja teiseks ma sattusin ühtepidi väga heal ajal, ehk siis on suvepuhkuste periood, Eestimaa ju puhkab, ehk siis tegelikkuses nii-öelda kontakte luua või siis otsesuhtlust teha oli külla keeruline, aga see teisalt andis väga palju võimalust süvenenult lugeda rahulikult meie valla erinevaid dokumente, käia läbi kõik koduleheküljed, vaadata üle, et kas seal on vaja midagi täiendada, kas kõik on aktuaalne. Eks ma nüüd osakonna või asutuse juhtidele olen juba oma tagasiside andnud, et mis vajaks värskendamist, et võõra pilguga oled tulnud, näed ära võib-olla mingid punktid, mida nad ise ei ole märganud ja see ei ole midagi pahaks panduvat. Aga mis on hästi? Ma üldiselt arvan, et meil Nõo vallas on küllalt hästi, et inimesed on rõõmsad, nagu teiegi, olete naeratate pidevalt, kõik on võtnud mind väga soojalt vastu, väga avatult suhtlevad, noortele on tegevusi olemas, kool õitseb, puudujääk on kohast, ruumist, eks ole, aga selle tegevusega tegeleme. Hetkel teeme näiteks tööd ka staadioni renoveerimise algatamiseks, et projekti lähteülesannet koostame, et vallavanema ja valitsuse soov on, et see saaks töösse õige pea. Samamoodi ka püüame leida rahastust, et kooli rekonstrueerida, parem sisekliima ja teha teda soojapidavamaks ja värskendada, eks ole, ja ka juurdeehitust ju oodatakse veel juurde. Lasteaiad tegutsevad, lapsed on hoitud, et ja ka sündmusi kultuurivaldkonnas ja muus, mis küll otseselt ei ole minu pärusmaa, aga kuna ikka kultuuripisik on sees ja meeskond on ju tegelikult väikesearvuline, siis me omavahel ju suhtleme ja üksteist tugime ja toetame. Nii et selles suhtes ma ütleks, et on hästi, lisaks ma näen, et vald on mõnusalt kompaktne, et kergesti ligipääsetav, kuigi jah, Nõost näiteks Valga poole alevikust välja keerata on ilmvõimatu teatud kellaaegadel, aga muidu on liikumine ju lihtne ja hea ja loogiline. Et ses suhtes ma näen hästi palju positiivset, et siis kui ma ka kandideerisin, ma ikkagi tutvusin vallaga julgeks väita põhjalikult, et tegin endale selgeks, kus mis asub, kes on kes ja kes siin töötavad. Ütleme nii, et täna ma mingid selliseid suuri eesmärke ei hakkaks siin Nookastis välja tooma, aga võib-olla sellised lihtsamad asjad, et ma näen, et meil on võimalik väga palju optimeerida just ka meie tööaja kasutuses, et meil on võimalik siia sisse tuua erinevaid rakendusi või süsteeme, mis lihtsustaksid meie elu, annaksid meile paremad ülevaated, selgemad ja avatumad ülevaated, et meil on neid kohti, aga see on ka kõikjal, kuna meil ju kogu Eesti areneb pidevalt. Ja mis on muidugi kentsakas, on ikkagi see, et ei ole loodud Eestis ühte kompaktset süsteemi, vaid sa pead omama hästi mitmeid erinevaid programme, et saada üks tervik kokku. Ja sellega ma olen võidelnud
ma julgen väita, see on võidelnud aastaid juba, ka just täna hommikul siin suhtlesin, et soovime leida paremat lahendust lasteaiakohtade ütleme siis järjekorra haldamiseks, et täna on ikkagi see, et me peame omama mitut erinevat keskkonda, aga esiteks on see vallale asjatult kulukas. Samas tava Excelit pidada on otstarbetu, ta ei ole nii süstematiseeritud ja andmekaitse ka veel sinna juurde, et siis otsime sellist nagu paremat lahendust, kuidas muuta süsteemi lihtsamaks. Et võib-olla need on siis sellised ka märksõnad, et millega tegeleda ja lisaks veel ka erinevate projektirahastuste äratoomist, et tuua veel lisaraha ja kasutada ära neid võimalusi, mida riik on pakkunud, et arendada. Et plaan on siin kohe septembris kirjutada, ütleme siis vallale projekt, et veel on otsustamisele, mis nii-öelda keha alt me siis selle kirjutame, et kas siis vallavalitsuse või siis hallatava asutuselt, aga sotsiaalvaldkonna projekt, et arendada siis siin teenuseid, tuua mingit kas siis uuendusi või siis disainida meie olemasolevaid teenuseid jällegi kliendisõbralikumaks, samas ka ametniku vaatest lihtsamaks ja mugavamaks, et saaksime rohkem kaasata inimesi. Et sellised mõtted on, ütleme, esimesed, millega me tegelema ja lisaks ka siis noorsootöös, et samast voorust tahame ka noortele veel lisategevusi või siis võimalusi pakkuda, et just avasime selle vahva kasvuhoone projekti, mis on selline mitte päris tavaline kasvuhoone, vaid nagu noorsootöötajad ise ütlevad, selline teraapiakeskkond, kus siis noored saavad nii taimi kasvatada kui ka mõnusalt istuda ja nii nagu Jaan Arugi on kirjutanud, et üks olulisemaid asju on logelemine, et siis seal ka niimoodi mõttekalt logeleda ja see on selline mõnus täna hästi populaarne sõna vaimse tervise projekt, et seda siis, see just sai siis hiljuti ka avatud ja aga sellised järgmise taseme tegevusi veel juurde tuua. Ei, seda ma usun, et selle probleemiga vist võitlemine, et nii-öelda kuidagi koondada info kuidagi mugavalt kokku, et oleks inimestel arusaadav ja kättesaadav, on vist tänapäeva maailmas üsna selline pidev peavalu, kuna infot tuleb nii massiivselt peale ja neid kanaleid on nii meeletult palju, nagu arvestades sotsiaalmeediad ja asju, et see tundub natukene isegi siuke nagu võimatu ülesanne, et lihtsalt infot tuleb nii palju lihtsalt. Ja kui arvestada, kui väikesed me Eestis oleme, siis eks ma ettevõtja vaatenurgas saan väga hästi aru, et tark on teha erinevaid liideseid, mitte anda tervikut kätte, siis on kõigile tööd. Aga teistpidi jällegi lihtsalt minu meelest on väga otstarbetu kulutada nii palju avaliku sektori raha erinevatesse keskkondades, et kui meil võiks olla ju Eesti riigi peale üks terviklik toimiv lahendus. Et selle, ütleme ka huvihariduses on ju aastaid on otsitud seda lahendust, et mis on siis see kõige õigem keskkond, kus noor saaks teada ja ka lapsevanem saaks teada, et mis huviringid meil on, kes on seal treener, kas täna sinna, mis kell meil trenn on, kas on kohti, palju see maksab, on ju, et iga üks on leidnud enda lahenduse, aga sellist terviklahendust ei ole ja siis on meil paar teenuse pakkujad, kes on ka ilusti nii-öelda hästi siiralt öeldes turu ära jaotanud. Et mina pakun sulle natukene seda ja tema pakub natuke seda, aga mina sulle seda ei paku, et sa pead võtma selle ka, aga need on omavahel seotud. Siiralt või? No nii ta on. Võib-olla ma tegin praegu kellegile liiga, vabandan selle eest, aga see on minu isiklik arvamus ja meil on arvamusvabadus, eks ole. Ei, nõus, seda küll. Aga kui tulla korra, siit käis nii-öelda see noortekeskus käis läbi ja kas äkki natukene veidikene pikemalt rääkida sellest kasvuhoone projektist ka võib-olla paari sõnaga, sest ma pean tunnistama, et ma olen sellest ainult väga vähe kuulnud, aga ma olen olnud ka võib-olla rohkem puhkerežiimil praegu.
Mis sa täpsemalt teada soovid, et ma pean ka muidugi tunnistama, et ega ma nüüd üdini ei tea sellest kõigest, sest kui mina tulin, siis päev hiljem need kasvuhooned saabusid, ma olen ennast lihtsalt viinud kurssi ja nüüd siin eelmisel nädalal noored selle kasvuhoone nii-öelda interjööri paika said ja siis noored mulle ise ka veel rääkisid, mida kõike nad seal tegema hakkab, nii et muidugi loomulikult kõige parem on neilt noortelt endalt küsida, mida siis seal teha saab. Aga noorsootöötajate vaatenurgast on see pigem, ongi juurde loodud Nõo valda keskkond, kus siis noored saaksid oma aega veeta mõtestatult, mitte huligaanitsedes. Ja see on võimalus, need uksed on pidevalt avatud, seal on võimalus tulla istuda maha, olla kas või vihmavarjus, ajada juttu, seal on olemas mõnusad toolid, saab ka siis, nii nagu ma ennist ütlesin, logeleda. Samas on ka võimalik näiteks noorte heaolu spetsialistiga seal koostöös oma vestlusi pidada või siis noorsootöötajaga arutada, teha oma rühma või väikse grupi vestlusi, et kasvuhooned muidugi hiiglama suured ei ole, aga samas piisavalt suured. Ja teine etapp selles on siis see, et sellel aastal küll valmimine jäi natukene suve teise poolde, ehk siis enam kõiki taimi istutada ei saa, aga mõte on ka siis koostöös noorkotkaste juhi Renega ehitati sinna siis nii-öelda kasvukastid, kasvukastid, kus siis noored saavad oma järgmisel sügisel või kevadel kindlasti istutada oma taimed ja hoolitseda nende eest ja võib-olla ka siis natukene vilju noppida suve keskel. Ei, see on ikka teine tera kui oma kasvatatud tomatised lõpuks võtta, see on ikka teine mõnu on asjal. Aga kui sa... mulle tundus, et sa tahtsid midagi küsida. Olgu. Aga korra, jäädes veel korraks nii-öelda noorte juurde ja just nii-öelda siis küsimus inspireeritud sinu eelnevatest nagu töökogemustest ka, et kuidas nagu sinu niuke arvamus on, et kas meil on vaata see klassikaline ikka, et noorus on hukas ja kõik siuksed klassikalised asjad või tegelikult ei ole see üldse nii ja meil on tegelikult pigem superaktiivsed noored tänapäeval, kes pigem tahavad teha ja ootavad, et neile antakse võimalus ja keskkond, et tegelikult keegi ei taha lihtsalt niisama bussijaamas chillida aega surnuks. No, mina julgeks väita oma elukogemuse pealt, et fakt on see, et noored hukas ei ole. Et see sõna tuleks või see lause kombinatsioon tuleks minust ära kaotada, et see on selline, et mullegi kunagi üks õpetaja ütles, sinust ei saa midagi, et aga võib-olla jah vastupidi, et äkki just kui sa sellise lause välja ütled, siis see on motivaator, et ma näitan, et tegelikult minust saab. Ma leian, et tähendab kindlasti on ka neid noori, kes otseselt ei soovigi midagi teha. Kindlasti. Aga ma leian ka seda, et meie kui täiskasvanud ühiskonnaliikmete, meie kui noorsootöötajate roll on märgata ära ja leida üles selle noore vajadused. Mis on see, mis teda aktiviseerib. Me ei saa kõigile pakkuda ühte samat asja, kõik ei taha rahvatantsu teha või kõik ei taha judos käia, mis on mõlemad väga lahedad tegevused, aga kõik neid ei taha, et kuna noorsootöö on eelkõige mitteformaalne hariduse pakkumine, siis meil on noorsootöötajatena võimalus pakkuda ka selliseid tükke, fragmente, me saame testida nende peal, mida nemad tahavad, aga kõige tähtsam on kätte saada see teadmine, mis on nende soov ja samas seda siis seeläbi, et me pakume erinevaid võimalusi, kaasame neid, aga me ka otse küsime nende käest, et mis neid tegelikult huvitab. Kui ta ütleb, et teda huvitab Roblox, siis otsime selle lahenduse, et mis seal Robloxis oleks sellist kasvatuslikku, mida meie saame ka ära kasutada. Ma toon ühe näite oma enda noorsootöö. Ma julgeks küll väita, et väikene eduvõti, et kui ma noorsootöötajana alustasin, siis meil oli ka tore seltskond noori, hästi lahedad noored, aga samas istusid nad kõik õhtud koosnes sellest, et peale kooli tulid, istusid Nordicasse ja lihtsalt olid. Väga seltskondlikud, omavahel ajasid täiega juttu, aga otseselt ei panustanud, ei teinud ja vähesel määral ka tarbisid. Et nad ei tarbinud ka seda, mida neile pakuti. Ja siis me hakkasime otsima, et mis see lahendus nagu on. Et testisime nende peale erinevaid asju. Kõiksuguseid erinevaid, aga mille me lõpuks üles leidsime oli, et kuna ma töötasin tollel ajal ka
raadiosaatejuhina, siis mõtlesin, et okei, ma testin, et teeme Nortec enda siseraadio. Noh, täna on see jumala tavapärane, et meil on kõigil sellise mikrofoni, me ainult unistasime nendest, et täna meil on kõik YouTuberid ja TikTokerid ja kõik, kes nad muud on ju. Aga tol hetkel sellised väljundid on ja tegime siis jõuluraadio. Ja siis ma ütlesin, kes teist tahaks tulla? No pika venitamise peale ja suunamise peale siis leidsin sellise 7 pundi, kes olid valmis. Noh, eks ta siukene üle kivide kändude oli, aga väga fun oli, et 3. korrusel sai siis käia luuletusi lugemas ja mingeid saateid tegemas ja all sai piparkoogi vastu, mille noored siis tegid. Aga sealt meil kasvas välja üks seltskond, kellest täna näiteks üks noor on üle-eestiliselt tuntud DJ ja raadiosaatejuht. Ehk siis me leidsime üles selle miski, mis arvatavasti oli tema sees olemas, aga ta ei olnud seda väljundit saanud. Ja me noorsootöötajatena leidsime selle tee. Me avasime need uksed talle, me tegime siis ka peale seda, kui nad olid seal natukene noortekeskuse siseselt teinud, tegime kokkulepped kohaliku raadiosaatega, tegime uuesti ja alustasime Noor FM-iga ja suunasime noored sinna ja sealt siis mõned kukkusid ära, mõned jäid alles ja täna nii mitmedki, üks on siis raadiosaatejuht, teine on sündmuskorraldaja, ongi DJ, korraldab üritusi, ehk siis me leidsime üles selle miski, mis neid kõnetas. Ja mina leian isiklikult oma filosoofiat kohandades, et meie roll ongi pakkuda noortele võimalusi ja välja selgitada, mis neid huvitab. Aga ega igati normaalne on ka see, normaalne on ka see, kui noored mingi aja päevast lihtsalt on ka, et nad ei pea ju kogu aeg tegutsema. Ja see, et nad seal, ütleme, ma ei tea, bussijaamas on, see on nende sotsiaalne grupp. Ega nad ju vaikuses istu seal ju, nad ju suhtlevad. Nad ju suhtlevad. Nüüd jah, ütleme, meie ühiskond ei ole selleks valmis, et nad seal lihtsalt istuvad või nad järelikult ju on hukas ja teevad lollusi, aga võib-olla on meie asi vaja üles leida see, et mis pakuks neile veel seal põnevust. Ja selleks on ka ju Eestis välja töötatud mobiilne noorsootöö, eks meie noorsootöötaja astub uksest välja ja läheb sinna koha peale. Istub nende keskele, ütleb tere, mina olen noorsootöötaja Lauri, millega tegelema on ju. Mitte võib-olla nii lihtsustatult, aga näitlikult tuua välja. Et kui me noorsootööst räägime, siis meil on õige pea nüüd ka huvihariduse laad tulemas. Maale elamise päeva raames seda soovitakse teha. Et me kindlasti peame otsima ka käesolevaks hooajaks piisavalt erinevaid väljundeid, et meie noored, need, kes täna ei ole kaasatud, leiaks ka selle tee, et nad saaksid olla kaasatud. Ja võib-olla mida ma olen ka täheldanud, et loomulikult alati on lapsevanema roll siin hästi tähtis, et meie ei ole ju nende laste lapsevanemad, et kodust algab see kõik, et kui aktiivsed lapsevanemad on, kui hästi nad suunavad oma lapsi, kui palju nad panustavad sellesse, et ise ka leida võimalusi oma lapsele. See ei tähenda alati seda, et peab hästi palju kaugele sõitma, vaid juba seesama, et ma ei tea, võtame oma lapse ja lähme Vellavere matkaradadele, tutvume juba väikesest peale, kasvatame neid sellest, et need lapsed ise sooviksid avada oma silmi, tutvuda, uurida. Et loeme koos lastega, et see on minu meelest väga, väga oluline. Sellisel juhul ka väga mitmed lapsed otsivad juba ise ka endale väljund, et nad juba teavad, kuhu nad tahaksid edasi liikuda. Aga kindlasti neid noori, kes ei soovi otseselt olla nende tegevustega hõivatud, mida me pakume, neid jääb alati. Et ega me kõigile ei suuda ju ka kõike pakkuda. Aga siis otsime neile teised lahendused, äkki nad tahavad, siin suvelgi vaatasime, et Nortekas tüdrukud ja poisid kõik olid valmis seinu värvima, ma ütlen seda kasvuhoonet tegema, tahavad panustada, me saame kaasata neid oma sündmuste korraldamisse, mis iganes, kas nad tulevad siis meile auhindu valmistama, tulevad päevakava koos välja mõtlema, tulevad tassivad tool ja aitavad kaunistada, võtavad vastu artiste, et meil on, selle ma tõin nüüd kultuurivaldkonnast, aga meil on neid lahendusi ju veel, et ka teie ju saate ja kindlasti te ka teete seda, et vahepeal kutsudagi noored siia hoopis rääkima, äkki avastavad, et see on ka lahe versioon, et tahangi sellega tegeleda. Kutsuda neile populaarsed YouTuberid siia rääkima, mis on selle töö head, aga mis on ka need suured
takistused, millest tuleb ületada, ega kõik ei ole ju seal kuld, mis hiilgab, et see on ju päris ränk töö olla päev otsa kogu aeg eetris. Tõsi, too on kindlasti, ma kujutan ette, et vaimselt pika peale päris usub. Aga mida me peaksime õpetama, on see, et sellega ma kindlasti ei saa nõustuda, et meie lapsed ja meie noored ja ma ei mõista ka täiskasvanuid, kes vaatavad neid ausalt rumalusi, mida seal meie teatud mina ei ütleks, et kuulsused on, vaid inimesed, kes on ära tabanud mingisuguse skene, mida kasutada ja me inimesed lihtsalt tundide viisi on vaatama seda jäikust ja jälkust, mida need inimesed teevad, et sellega ma ei nõustu, et meil on ikkagi, peab olema mingisugused standardid, mida me oma noorele õpetame ja näitame. Ei, sellega ma olen täiesti nõus, kui ikka nii-öelda siin sotsiaalmeedias ütleme siis valedesse kohtadesse ära eksida, siis see on ikka täiesti kohutav ja ma isegi ei tea, mida selle vastu isegi nagu teha, see tundub nagu niisugune globaalsem mure juba. No see on päris suur mure jah, et ega minul ka seda kuldvõtmekest ei ole, küll aga veel kord rääkida, tuua neile teisi, pakkuda teisi lahendusi, näidata, et tegelikult on palju põnevamaid asju ja see ei ole okei, kui inimesed sotsiaalmeedias avalikult igasugused lollusid teevad, et see kindlasti ei ole see moment, mida peaks järgima või jälgima. Nõus, aga loodame nii-öelda fingers crossed, et äkki see on niuke, kuna ta on noor tehnoloogia ja me lihtsalt inimestena veel õpime, et äkki me tulevikus grupi peale saame ikka targemaks. Ei no õnneks neid positiivseid näiteid on palju rohkem, on ju. Tõsi. Et neid on ikka palju rohkem, hetkel me rääkisime mõnest üksikust erandist. Loomulikult. Mis võib-olla ise kaovad ära siit pildist. Loodetavasti jah, aga eks need erandid kipuvadki lihtsalt välja paistma paraku. Aga näiteks kui me räägime veel huviharidusest, siis ma leian, et meil on nüüd ju avati väga lahe skatepark. Et mulle endale, mitte et ma oskaks ise sõita, aga ma olen tohutu fänn nendele asjadele, et ma väga loodan, et me leiame mingisuguse lahenduse, et ka siia tuleksid juhendajad, kes on valmis nii-öelda regulaarselt andma õpetusi, õpetavad ka kiivrit kandma, õpivad, võib-olla suudame ära ka õpetada selle, et õige koht trikkide tegemiseks on just skatepargis ohutult, mitte tänaval jalakäijate vahel. Et tegelikult see on hästi aktuaalne just ju lugedes ka ja kuuldes seda hiljutist tragöödiat 11-aastase lapse kohta, kes siis tõukerattaga surma sai. Et see on jällegi, ma leian, et see on meie koht kui vanematena ja ühiskonnana, et oma enda lastele ja noortele selgeks teha, et mis on okei ja mis ei ole okei. Aga jaa, tõsi, et ütleme, kui me suudaksime pakkuda ka selliseid huvitegevusi näiteks nendele noortele, kes seal täna siis kas toimetavad või käivad või otsivad alles oma teed, siis ma arvan, et see oleks ka üks lahe tegevus neile juurde, et esiteks õpivad koordinatsiooni, saavad taas endale uusi tutvusi, leiavad mingi väljundi, teevad tegelikult füüsiliselt liiguvad, teevad trenni. Ja ekstreemsport on ikka tõsine trenn selles mõttes. Ja õpivad ohutult kukkuma ka, nii et ja teiseks jällegi see ka, et meil on ju koht on olemas, et siis rakendame sinna juurde. Ja seda on tore näha ka, et nii palju, kui sealt saab mööda käidud, siis vist ei ole olnud momenti, kui seal ei ole kedagi, et selles mõttes on hea meel, et siuksed asjad nagu hästi vastu võetakse selles mõttes. Nõus. Ja, ma mõtlesin korraks uurida, et sa oled korduvalt maininud seda raadiosaate juhtimist, et mis raadios ja kuidas see töö oli? Kuidas sa sattusid sinna üldse või? Ma olin põhikooli lõpetamas, kui Valgas oli aastaid, oli Root FM, selline raadio, tänane Ring FM. Ja seal oligi Noor FM, selline saade, et minu sõbrad seda tegid ja siis tehti castingud, et kes soovivad tulla siis proovima ja siis casting nägi välja selline, et öeldi, et nii, mikrofon on siin ja eeter on teie ja rääkige. Siis me oma sõbraga seda seal rääkisime midagi, mis me rääkisime vast, see ei olegi tähtis, ega ei mäleta ka, aga sealt ta edasi kasvas ja siis sealt edasi ma terve oma gümnaasiumi aja tegin õhtuti soovisaateid nädalavahetusel, sai ka hommikuprogramme tehtud ja erinevaid selliseid jutusaateid ka.
aga kuidas ma siis küsin, kuna ütleme, olen käinud raadiostuudios korraks üks kord elus, et kuidas see muusika valimine seal nagu näiteks välja nägi, et kas sul mingi meil oli selles suhtes ikkagi muusikajuht seadis ette sulle need kohustuslikud lood, mis oli vaja ära mängida, aga olenevalt saatest, et ütleme, kui meil oli soovisaade, siis oli muusika tuli ikkagi inimeste enda tellimusest, küll me seal natukene püüdsime ajastada ja nii-öelda miksida, et mingisugune rütm säiliks, et päris ühest äärmusest teise äärmusesse muusikat ei lastud, kuigi seda juhtus ka. Aga ütleme tavapärases saates, kui meil oli päevane saade, siis kuna meil oli hästi väikene raadiojaam, siis meil oli nii, et muusikajuhil oli siis nagu ma ütlesin, teatud saated olid ette või muusika oli ette antud, mida sa pead mängima ja siis sa ise võisid juurde võtta, et võtsid enda muusikat, vaatasid, mis on täna populaarne, on ju, ja vaatasid ka, mis oli teemakohane. Aga kui tulla tagasi, me olemegi terve aeg Vallas, mis ma kogu aeg tagasi tulen, me ei ole kuhugi järgi läinud, aga kui tulla tagasi nii-öelda siis ameti juurde korra, et mu küsimus on selline, ma loodan, et see on loogiline küsimus ka, et kui ütleme nüüd inimene, kes meil siin saadet kuuleb, et millised on sellised, ütleme, küsimused ja mured, millega võivad inimesed siis näiteks sinu poole pöörduda, kui nad otsivad kontakti Nõo valla kodulehelt välja ja nad näevad, et äkki oled sina see mees, kellele helistada. Siis millised on need küsimused, probleemid, mured? Ma ei välistaks ühtegi küsimust, et igale küsimusele leiame vastuse. See on tore. Ja, et võib-olla kohe mitte, aga siis helistame tagasi. Aga kõik, mis minu valdkonna alla puutub, et kui soovite mingisugust informatsiooni saada haridusasutuse kohta, soovite teavitada mõne juhtumi kohta, noorsootöö, sotsiaalvaldkond, et kõiges saan kaasa rääkida. Kui ise vastust ei tea ja ei oska koheselt anda, siis mul on selleks olemas väga tubli meeskond, kellel on igal ühel oma spetsiifiline ametipositsioon ja suunan ka siis tema juurde või siis leiame üheskoos vastuse, et mul on täna, kuna hetkel meil haridusspetsialisti ei ole, siis ma täidan ka natukene aega veel haridusspetsialisti rolli, et ehk siis kui on soov lasteaia kohta või siis on küsimus koolitranspordi või kui on küsimus ka koolitoidu osas, siis otsime vastused või anname vastused. Et ei ole, ütleme selles suhtes, kõik see amploa, mis minu valdkonda puutub, et sellel teemal võib kontakteeruda. Ja tänaseni pole veel selle kuu aja jooksul pole ühtegi vastamata küsimust, ükski küsimus pole vastuseta jäänud. Seda on ainult tore kuulda, Aga muidugi ma ei saa olla kindel, kas need vastused rahuldasid, et see on teine asi. Tõsi, see on juba teine küsimus. Aga võib-olla natukene siit ennem me hakkame vaikselt saatega nii-öelda sinna lõpufaasi jõudma, et kui nii-öelda käed jalad pidevalt nagu tööd ja tegemist nii-öelda täis ei ole, aga räägi äkki sellega ka, et mida sa teed, et nii-öelda sellest töörežiimist nii-öelda välja saada ja lõõgastuda, et kas selleks ongi siis motosport, ma saan aru, on nagu üks tegevus või tegelikult see tundub minu jaoks nii pingeline, ma täpselt ei saa aru, kuidas, eks seal saad öelda olukorras olles lõõgastud, aga samas ma ei ole ise mutika peale seega. Kindlasti üks peamisi nii-öelda väljumise kohti ongi tõesti mootorrattaga, et ma tegelen täna siis hard enduroga, ehk siis käime, seikleme mägedes, küngastes, ronime üle suurte palkide, tasakaalupoomide, hüppame, see on kombineeritud nii-öelda trial ja motocross enduro, et see on selline maailmas väga populaarne spordiala. Vastuseks sinu küsimusele, kuidas, et see on pingeline, kindlasti on, aga sa oled 130% fokusseeritud, sa ei näe kõrvale mitte midagi, sa vaatad oma mingit asja, sa ei mõtle ühelegi mõttele, sest kui sa korraks mõtled valele asjale, siis väga valus tagajärg.
nii et ütleme, noh, kui me käime, ütleme, iga pühapäev on meil nii-öelda enduro päevad, noh, oma klubiga, siis siukene 3-4 tundi me tavaliselt sõidame, mis tähendab seda, et 3-4 tundi on null mõtet, et ainult fookus ja võib-olla mõtled, et kuidas paremini või kuidas, mis ma valesti tegin. Et see on kindlasti see moment. Küll aga mulle väga meeldib ka oma perega ja oma lapsega ja loomadega käia looduses matkamas. Me küll oleme nüüd ütleme sellist pikki matkasid ei ole saanud teha, et poiss ei pea vastu, aga käime rattaga, käime erinevatel matkaradadel, rabades, soodes. Väga meeldib mulle töö telkida ja kogu selline kämpimine, et minu esimene haridus oli rekreatsioonikorraldaja haridus ja Anne-Reet Paatsi oli mu Velavere üks tegijatest oli minu õppejõud. Et siis me käisime temaga korduvalt ja ma siiamaani imestan, et kuidas ta ilma telgita ja igas asendis ja iga ilmaga suutis väljas magada. Et see mul meeldib. Noh, kuna on enda majapidamine, siis üks puhkehetk on tundide viisi muru niitmine või puude lõhkumine või riita panemine, et mitte, et see mulle nüüd muru niitmine mul väga meeldib, aga puude lõhkumine ja riita panek on siukene natuke nüri minu jaoks, aga noh, see tuleb ära teha või kasvuhoone kastmine, et need on need momendid. Loomulikult oma hea sõpruskonnaga koos olemine, aja veetmine. Mulle tegelikult meeldib kontserditel käia, küll ma olen väga vähene festivalidel käia, aga seal on mitmed põhjused, et siiamaani ma olen rohkem olnud nii-öelda motospordi maailmas ja festivalidel on samal ajal kui on võistlused, nii et siis ma olen teinud selle valiku. Aga mulle väga meeldib käia kuulamas muusikat, kontserte, käin erinevaid žanre kuulamas, aus vastus, et kirikumuusikast ooperini ja ka tekno-reivini on ära saadud käida, et mul sellist päris mul on mingi oma lemmikžanrid, mis mulle väga meeldib endal kuulata, aga samas elamuse mõttes olen nõus kõike tarbima. Teatris paraku käin harva, aga meeldib, et kuidagi ei satu lihtsalt sinna, et ma ei teagi miks, aga et varasemalt sai rohkem käidud, nüüd on vähem käidud. Ja mis siis veel, et tasemisi meeldib lugeda ka, et mitmed raamatud on öökapi laua peal avatud. Tunnistan, et olen valinud endale pisut rasked teemad, mida lugeda, et on keeruline, et sellist, ma ei tea, Vahvar-Sõdur Sveigi võid alustada ja kohe ka lõpetada, et see on mõnus lihtne lugemine, aga kui mingit juhtimisteooriat või arengupsühholoogiat loed, siis see on natukene selline pisut raskem, aga meeldib ja reisida meeldib, et reisimine on ka üks valdkond, mis me oma peres oleme võtnud endale eesmärgiks, et ikka käia ja avastada ja oma lapsele näidata, et mis maailmas on, et ma olen seda meelt, et maailmas tuleb ringi käia, siis sa näed, kui hea meil siin on. See on kusjuures väga hea point. Ma olen pigem seda meelt, et mitte ma ei käi vaatamas, kuidas meil võiks parem olla, mis on ka kindlasti, et alati ma teen telefoniga pilte ja silmadega jäädvustan, mida kõike võiks siia üle kanda, aga ma käin ka pigem endale tõestamas, ja ka oma sõpradel tõestamas, et kui ägedas kohas me elame ja kui hea meil tööd on ja kui vähe me seda ise hindame. 1000% nõus. Aga mis sul on endal, ütleme, kui mõelda, mis on endal siuke, ütleme, kõige südamelähedasem koht, kus on käidud, mis on nii-öelda võib-olla eriliselt meelde jäänud ja võib-olla soovitad teistelegi? Mul on õnnestunud maailmas väga palju ringi käia, et võib-olla siukest oma super lemmikut ei ole. Mulle meeldivad kõik riigid eraldi, aga noh, kindlasti Itaalia on üks oma looduse poolest, eriti kui sa oled siin üleval Milano juures Alpides, siis Alpid on, see on lihtsalt enneolematu, need kaljurahnud ja need Como ja Maggiore järved ja kõik see muu. Kui tahad midagi väga erilist, siis Mehhiko.
aga mitte turismilinnad, vaid ikkagi sügaval metsades ja külades käia ikkagi kohalikega vestlemas ja nendega kultuuri tarbimas ja nende, kui veel õnnestub ja saad tema koju ja ta teeb sulle veel süüa, siis see on ikka eriti põnev. Soovitan ka Lätit. Läti on väga äge riik, kus käia ja vaadata ja mina ise käin väga tihti, et Valmiera on mul ju kodulähedal, seal me käime hästi tihti erinevaid kultuurielamusi tarbimas ja matkaradasid samamoodi, et seal on väga lahe tunnetusrada näiteks, mida ma soovitan peredel käia, et lastega tasuta saad paljajalu kõndida mööda metsa ja tunnetada maastikku. Seal on hästi erinevaid siis elemente pandud. Aga üldse, ka meie lähinaabrid on väga rikkaliku kultuuri ja põneva elustiiliga, et Rumeenia, väga tore. Ühesõnaga, tegelikult on nii. Kõik riigid on ülitoredad, igas riigis on oma võlu. Seda kindlasti. Mul on paar riiki, mida ma ise ei taha külastada, aga mul on lihtsalt mingi eelarvamus, ma arvan, et miks ma ei taha. Aga soovitan ja mina eelkõige käin neid kohti avastamas, mida kõik turistid ei käi, et ma kohalikelt tavaliselt uurin ja loen neid blogisid ja kuulan podcast'e, et kus siis käivad inimesed, kes ei käi just neid, ma ei tea, kindlad püramiidi vaatamas, vaid käid ikkagi neid avastamata. Et Mehhikos on need senooted, ehk siis need koopajärved, et me külastasime perega 12 erinevat koobast, et võtsimegi nagu eesmärgi, et käime senootasid ja need on kõik erilised, et eriilmelised, soovitan soelt. Ma kujutan ette, et need on midagi täitsa teissugust. Ja oi, nad on kindlasti ülikõvad. Aga ennem veel, sellepärast, et kuna motosport on lahe ja ma lihtsalt ei saa, ma pean küsima ka, et ütleme, et kas sul on endal mingisuguseid, mingit sellist põnevamat, pinevamat lugu enda motokarjäärist, mis on kuidagi meelde jäänud või mingisugune võistlus, mis on kuidagi jäänud eriliselt nii-öelda meelde või südamesse, kus on nii-öelda, ühesõnaga, kas seiklus või võistlus või miskit sellist? No jah, mul on eks me pühendame päris palju aega motospordile, aga ma tegelesin mootorrataste mäkkatõusuga, et see on selline tegelikult täitsa imelik spordiala, et suurte mootorratastega tänavasõidurattad ehitatakse ümber mäkkatõusuratasteks, et Eestis küll ei ole võimsaid mägesid, aga siiski on tugevaid nõlvasid, et üks võib-olla kõige elamuste rohkem, samas kõige hirmuäratavam ja koht, kuhu enam kunagi minna ei taha võistlema, on Rummu karjäär. Seal need liivapaljandid, mis seal on, et või ma ei teagi, mis materjal ta täpselt on, see on siis mingi aheraine või puisteliiv või mis ta on. Et selle tõus oli siukene, ma ei vast valeta ja ei pane puusse siukene üks 10-15 meetrit tikk sirget seina, mis lõpus mitte keeran nagu mäe platoo poole, vaid tagasi ulatuvalt, et see on päris huvitav tunne, kui sa oled 200 kilose mootorrattaga õhus 15 meetri kõrgusel ja sa ei ulatunud sinna platoo peale ja sa tuled alla ja sa tead, et 200 kilo tuleb ka sulle kohe peale või 300 kilo ja siis sul on ainult üks väikene kanal ja siis sa jooksed seal, kraabid maad ja põgened. Et see on see, aga see oli ka üks kõige karmimaid võistlusi, kus ma elus olen käinud, et see stardieelne värin, kui sul need käed, et see on ikka tükk aega mõtled, kas ma lähen või ei lähe, või siis kui sa pead ka seal 250, ma ei mäleta täpselt, mul palju ta kaalus, et ainukene võimalus, et võita, siis sa pead hüppama, aga hüppe on üks siukene pea 15 meetrit pikk ja seest on siuke 10 meetrit tühi. Võib-olla ma liialdan, võib-olla siis 8 meetrit tühi. Et siinsamas kõrvalvallas rannus, et siis see on ka üks eriline tunne.
ma olen alati mõelnud, et kuidas sa isegi nagu treenid selle jaoks. Ei treenigi, seal pole midagi, seal läheb peale. Seal oli vanasti tuntud tõde see, et silmad kinni, kaaspõhja sidur lahti ja on kõik. Okay. Aga kas nii palju vist ikka tehakse, et nagu nii-öelda käid nagu jalgsi nagu selle nõrvale? See oligi suurem viga rummus ka, et ma käisin jalgsi. Okay. Ülevalt said aru, et see on täitsa lollus, mis me teeme. Alt ei tundu üldse nii hullult. Okei, ühesõnaga silmad kinni peale ülema lihtsalt, seega selge. Ei no eks ikka harjutate, et ongi, et tuleb olla füüsiliselt enam heas konditsioonis, tuleb enduuromootorattaga tunde, selle võlu on tunnid, et mida rohkem tunde, seda kindlamalt ennast tunned, seda rohkem harjutad, et nii nagu enamus spordialadel, et harjutamine, et mitte midagi muud ei ole. Aga ütleme nagu treeningut otseselt nii-öelda nende suurte ratastega väga ei tehta. Nojah, ma saan aru, et nagu kui enamasti vist nii-öelda sinna päris nagu tippu ei jõu, eriti kui on niisugused nagu eriti ekstreemsed nad, et ja ma saan aru, et kui see ratas sealt alla sajab, et ega teist korda vist sa naljalt vist sõita taga enam ei saa. Ei, miks ei saa, sul on 45 minuti pärast on teine voor, pead uuesti proovima. et selles suhtes, et selleks on tööriistad, et siis tuleb kiirelt kordada. Ei puruks lähe, et nad on päris head asjad. Okay. Et ma arvan, et odavam spordiala kui jalgrattasport. Päriselt? Jah. Kui me räägime tipptasemel. Okei. See on huvitav võrdlus. Võt seda ei ootaks. Aga enne veel, kui pillid nii-öelda kotti paneme, et meil on veel üks küsimus, mida ma enda teada ikka oleme küsinud vist kõikidelt saatekülalistelt, kes on üldse kunagi saates käinud. Et räägi, kas sul on mingisugune selline mõte või tsitaat kusagilt raamatust, filmist, mis iganes, mis on jäänud kuidagi niimoodi kahe kõrva vahele pidama ja mis võib-olla tuletab ennast meelde või tuletad ise meelde siis, kui ei ole olnud võib-olla kõige parem päev, aga mis nii-öelda muudab päeva natuke paremaks või aitab kergemini läbi vedada? Ma ei saa öelda, et mul sellist on, aga mul on elus olnud, see on võib-olla niisugune natukene imal, aga nii palju, kui ma mäletan, ma olen tähtkujult kala. Et öeldakse, et kalad ujuvad igalt poolt läbi, siis mul on eluaeg olnud siin Sagaras see, et go with the flow, et see on minu niisugune minu põhiline selline sõnum, mis mind edasi viib, et go with the flow ja ma ütlen, et ei ole ju ületamatut raskusi, et lihtsalt tuleb seada siht ja kui otsa ei saa, siis lähme ringiga. Just jah, mine sealt, kus vesi läheb. Jah, täpselt nii. aga meie poolt... Nüüd mul meeldis see Jaan tätte see, et iga oja jõuab ükskord jõkke. Jah, just, täpselt. Et võime ju selle metafoori võtta. Nii on. Aga meie poolt suur aitäh veel kord, et leidsid selle tunnikese, et meiega siin natukene juttu puhuda. Ma usun, et see ei ole viimane kord, kui saates oled, kindlasti mingil momendil jälle tagasi, loodetavasti. Ja siis on juba uued jutud ja uued teemad ja siis vaatame, kuhu oma juttudega edasi jõuame. Aga meie poolt veel jõudu, edu ja jaksu kõikides ettevõtmistes ning jah, veel kord suur aitäh! Suur aitäh teile ka!